Ahoi, mina olen jällegi Saaremaal Ninase poolsaarel Tagaranna piirivalve kordoni hoovi peal. Mõni aeg tagasi maikuus ma käisin tegemas siin selliste mahajäetud hoonete videot, kus kogu selle kompleksi siis kõik hooned läbi käisin ja seda videot on võimalus teil minna ka minu YouTube'i videoportaali vaatama. Aga täna olen tulnud tagasi siia Tagaranna kanti ja seda sellepärast, et siin on tegelikult metsa sees veel selliseid huvitavaid ja põnevaid kohti, mida tahaksin vaadata. Ma tean, et siin on ka mõned sellised kohad, kus saab täiesti nagu maa alla minna ja need kohad täna ka üle vaatame. Et kui siit praegu droon ka üles lasta, siis ongi näha, et mitte kaugel selle kompleksi juurest paistabki üks selline järgmine koht, mida siis avastama minna. Kui internetist infot otsida, siis jõuan selleni, et tegemist on Tagaranna seniitraketi divisjoni ala ja hoonetega. Kuna ma ise militaaria valdkonda hästi ei tunne, siis selle teemaga sügavamale ka minema ei hakka ja vaatame lihtsalt üheskoos, millises seisus need hooned siin täna on. Division on rajatud Ninase 180 mm rannapatarei komandopunkti linnakusse, millest on alles mitu punkrit, betoonreservuaar ja muid rajatisi. Kompleksi valmimisaeg peaks jääma kusagile sinna 1964. aasta kanti. Veebileht mill.hiiumaa.ee peidab endast põnevaid dokumente, kust huvilised saavad selles videos olevate hoonete ja alade kohta ka palju lugeda. Täna seisavad need hooned siin aga täiesti kasutuseta ja vaikselt lagunevad. Nüüd ma tulin siis mõnisada meetrit selle piirivalve kordoni kompleksi juurest edasi ja siin ongi nüüd ka näha see koht, mida ülevalt drooni pealt nägi, kus on siis ehitatud nii-öelda maa alla selline suurem kompleks oma erinevate ruumidega. Mingisugust tehnikat on siin vanastani hoitud. Ja muidugi on siin ka selline natukene nagu rõske ja niiske. Väike tasakaaluharjutus. Et see on nagu huvitav, ma olen märganud suhteliselt palju, et igasugust nagu sodi hakatakse tooma nendesse kohtadesse. Aga üllatavalt praegu siin seinte peal nagu väga sodimas ei ole käidud. Sääsepesa. Korralik selline sumin käib siin. Seal taga on nüüd see kivisein, mis siin ennem näha oli. Kahjuks on jälle see hetk, et mina keelt ei tunne ja ei oska öelda, mis siin kirjas on. Kus on sääsed jälle? Ma kasutan ühte väga ägedat lampi oma nendel nii-öelda ringi luusimistel. See on välja selline hästi pisikene, mahub nagu biopesse ja see tootjaks on Armitec. Ja kusjuures selle lambiga on selline huvitav lugu, et ma sain selle lambi täiesti tasuta. Seesama tootja Armitec kirjutas mulle ükskord meili peale lihtsalt, et kuule Siim, et me oleme vaadanud, sa teed väga ägedaid videosid, et me tahame sulle saata lihtsalt oma lampi. Mul tekkis selline täiesti nagu, ütleme, YouTuberi tunne. Midagi sellist ei ole varem nagu juhtunud, et keegi nii-öelda saadaks mulle lihtsalt mingisugused tooted, ole hea ja kasuta. Armitec ütles ka mulle,
et kui ma kusagil YouTube'i videot teen ja kasutan lampi, et siis ma võiksin tegelikult ka nagu seda lampi natukene tutvustada, et ma ei pea mingisugust eraldi videot tegema. Ja eks ma siis siin videos kasutan ka nüüd selle nii-öelda Armiteki soovi siis nagu ära. Siin on mingid autoistmed toodud. Siin on keegi kõvasti mingisugust joodavat kraami visanud. Et inimesed on jälle leidnud nagu siin maa sees sellise koha, sellise augu, kuhu on siis hea oma sodi nagu ära tuua. Igaks üks ei hakka vaatama ega uurima, et mis jooki seal pudelites sees võis olla. Aga siit lähevad nüüd trepid alla sügavale ruumidesse. Nii et lähme vaatame, mis me siit alt ka näeme. See lamp on selline ülivõimas ikka. Et kui panen ta kustu, siis te näete, et siin on tegelikult täiesti kottpime. Igasuguseid käikusid on siin. Aga siit ma muidu ei tuvasta ja ühtegi vihjet, et mis nendes ruumides nagu olla võis kunagi. Laed on metallist. Siin on näha, kuidas on selline niis, kus kõik seda lage nagu roostetama jäänud. Ja sellised kondensitilgad on siin. See võis mingi kuidagi õhuluuk olla või. Siin on mingi suur selline metallist mingisugune asi. Et ma ei kujuta ette, kas siin võis kunagi olla ka mingi küttelahendus, et äkki kuna see on selline metallist, et äkki see on kuidagi mingisuguse kütmisega seotud. See lambil on ka magnet küljes. Saab kenasti see seina külge kinni panna. Et niimoodi õrnalt ka nagu roostetab ja mullitab kogu see asi siin. See tundub siin hirmsasti igatahes mingi WC moodi asi. Ehk ta siis on ka vähemalt meenutab mulle kõvasti potti, aga ma ei kujuta ette, kus see pott siis läheb siit. Läheb nagu veel sügavamale kusagile maa alla edasi mingi auk või. Noh, kas see ruum meenutab meile lastetuba või? Keegi on siin igatahes joonistanud kõvasti. Betoonseintega.
Siin on ka nagu mingisugune ventilatsiooni mingi mootor või midagi olnud või meenutab kuidagi sellist asja. Läheme siis vaatame edasi. Need ruumid on niimoodi tühjaks tehtud, et kogu igasugune nii-öelda tehnika ja mööbel on kõik välja viidud. Sellised hästi kajavad tühjad ruumid. Mingi kaps on, sellised naelad on pandud. Just kui eeldaks, et äkki siin võisid mingid riided olla. Lambikaablit on ka nii palju järgi jäänud ainult. Mingi laud. Seda tuba nägime ka siit teiselt poolt, siit august ennem vaatasin, kus olid need ventilatsiooni see asi tundus mulle. Siin on ka mingi riiul. Just ütlesin, et ruumid on nii tühjaks tehtud, et mööblit midagi ei ole, aga natukene ikka paistab midagi, mingid jäänused. Siin all said nüüd kõik ruumid läbi käidud ja et mingit selliste tehnikavärki nagu siin näha ei ole. Siin ei leidnud keegi täpselt õige koha, kuhu oma vanad rehvid tuua. Ja sellist prügi leidub siin ikka. Siin kohe kõrval on mingisugune keldri moodi ruum veel. Lähme vaatame siia ka. Päris hullust haiseb siin midagi. Sodi on kõvasti. Siit ma eeldan, et on äkki mingi relvasüsteem läbi katuse välja läinud. Ja vaadake, kui paksud betoonseinad siin on. Maas tunduvad nagu mingid erinevad pirnid. Mingid pirnide jäänused. Või mis asi see on? See on hästi palju sellise klemme all. Ei teagi. On see pirn või on see mingi muu elektroonika vidin? Seda kraami on siin väga palju maas. Ma liikusin edasi juba nende angaaride juurde. Siit on üks on igatahes täiesti ära lammutatud, ma vaatan. Seinad maha võetud. Ei tahaks uskuda, et see on nüüd ise maha kukkunud.
kõik, mis siin kunagi olnud on igatahes küll minema viidud. Uks käib nii raskelt, ma ei hakkagi siit välja pressima ennast. No nii, katusel. See on selline vana, mingisugune varem, et siin on, et kusjuures see kaardi pealt tundus selline hästi pisikene, aga siit koha pealt see on oluliselt suurem, et olid vist mingisugused puud siia nii palju peale kasvanud. Ei olnud arugi saada, kui suur see tegelikult on siin. Vaatame siia sisse ka. Peab vaatama, et unnikusse ei pane. Ega siin liiga palju uudistamist ei olegi. Kellegi plokikaane tihendan siia majja ära eksinud, päris huvitav. Siin on jälle sellised nii-öelda hooned, mis on nagu täielikult ära lagunenud, katused on sisse kukkunud. Et midagi nagu järele siin nii-öelda jäänud ei ole. Et muidugi kõige huvitavamad osad on ikka need, kus saabki nagu nii-öelda natukene just sinna pimedatesse maa-alustesse ruumidesse minna. Aga siin tundub, et sellised nagu keldri variante midagi ei ole, et on lihtsalt seinad maha kukkunud ja nii väga huvitav nagu ei ole. Ma olen nüüd vahepeal edasi liikunud mitte väga kaugele, mõne kilomeetri ja jõudnud nüüd järgmise objekti juurde, milleks on Ninase rannakaitse patarei numbriga 317. No selle objekti kohta on internetis päris palju lugeda ka ja tegemist on sellise päris huvitava paigaga. Ninase rannakaitse patarei number 317 paikneb Saaremaal Tagaranna poolsaarel Saaremaa sadama lähedal. Teise maailmasõja puhkedes asus Nõukogude Liit kindlustama Lääne-Eesti saari ja vaenlase võimaliku dessandi tagasitõrjumiseks rajati Ninase küla heinamaale 480 mm suurtükist koosnev rannakaitse patarei. Patarei ehitustööd algasid 1940. aasta juulis. Suurtükid paiknesid üksteisest 200 kuni 300 meetri kaugusel. Nende lähedale rajati ka jõujaam, mis varustas kompleksi elektriga. Etteruttavalt ütlen, et seda jõujaama lähen maa alla ka ise siin videos vaatama. Patarei aga lahingutegevuses ei osalenudki. 20. septembril 1941. aastal piirasid sakslased selle ümber. Meeskonnal õnnestus 2 suurtükki õhkida ja piiramisrõngast välja murda. Ninase rannakaitse patarei on üks paremini säilinud teise maailmasõja mälestisi Saaremaal ja sellest on saanud ka populaarne turismiobjekt. Viimastel aastatel on patareile atraktiivsust lisanud veel seal toimuvad Mustjala muusikafestivali kontserdid. Rannakaitse patarei juurest jälle mõnisada meetrit edasi ja siit vaatab mulle metsast vastu siis järjekordne selline maha jäetud nii-öelda sõjalise tegevuse
nii-öelda ehitis. Siit läheb maa alla. Siis siin on ka selline suurem auk, no ma eeldan, et siin on katus ka peal olnud varem. Aga lähme siis vaatame, mis siit alt nagu paistab. Ma ennem nägin, et oligi ülevalt tuli ka selline auk, kus said redelist alla tulla. Siit pääsid õue veel. See on ikka korralik ehitis siin. Nagu tohutult suur ruum on. Vaatan, siit õnnestab alla minna. Padi. See ruum on kuskil nagu suur massiivne. Mingi metallisodi. Siit ülevalt ma tulin praegu. Siin on juba mingi sein on nagu ära vajunud. Siin üleval ma ennem filmisin sialle. Konservikarbid, ma ei tea, vana selline, ütleme sahver siis selle ruumi kohta siin. Nii, tahaks saada siit uuesti ülesse. Ma pean ütlema, et see oli küll praegu selline päris äge koht. Et mulle just nagu hästi meeldivadki sellised pimedad ruumid, siin on nagu äge niimoodi ringi vaadata. Panin praegu kindad ka kätte, et siin muidu ronid kusagil metallasjad otsas, et käsi väga ära ei määriks ja kindlasti ära ka lõhuks. Mõnisada meetrit edasi ja siin on nüüd järgmine rannakaitse patarei. See on taoline asi, nagu me siis ennem nägime, aga pean ütlema, et see on nüüd oluliselt nagu kehvemas seisukorras. Kui siit vaadata, siis et müürid on ikka lagunenud ja aga noh, aru on nagu saada, et mis asi see on.
siin on aeg ikka kõvasti nagu oma tööd teinud. Ja siin on nüüd veel üks rannakaitsepatarei. Selle koha ma jätan ka täna siin viimaseks, mida ma uurin. Ma usun, et siin tagaranna kandis on selliseid nii-öelda metsas peidus olevaid objekte veel. Aga no ega ma ei tea, kus need kõik on ja ega internetis ei pruugi olla ka sellist kaarti, kus on ilusasti kõik ära kaardistatud, kõik võimalikud need kohad. Aga kui siit nüüd vaadata, siis no see on ka ikka siin päevi näinud, katus on päris korralikult sisse vajunud. Aga muidu ehitis ja muidugi võimas selline korralik ikka betoon ja metall ja kõik on selline nagu võimas nii-öelda. Aga lähme ikka vaatame korra sinna alla poole ka. Kivid on lahtised, peab ettevaatlik olema. Et no samamoodi on näha siis see, kus see nii-öelda relv on siin olnud. Selle hammasratta peal ta on nagu keerelnud siin. Siin oleks keegi nagu lõiganud midagi. Aga no eks ta ongi selline päris tugev tükk metalli ju. No, korralik asi. Vaatame siia ruumidesse sisse ka siis. Et võrreldes sellega, millises seisukorras see esimene oli, kus me käisime, on need 2 viimast olnud ikka sellised üsna räbalad nii-öelda. Huvitav, et mingisugused purke nagu vedeleb, keegi on nagu igal pool on käinud, keegi mingisugust napsi tegemas. Ja vaadake, kus on nüüd ehitatud, on ikka vingelt raudbetooni siin igal pool. Okei, aga ma tõmban nüüd tänaseks siis joone alla. Neid videosid ma kindlasti teen veel, sellepärast, et Saaremaal on ägedaid kohti, mida uudistada ja jälgige siis minu kanalit, kuidas need influencerid ja YouTuberid ütlevadki, et like, subscribe ja näeme siis järgmistes videotes ja järgmistes mahajäetud kohtades.